Tere kõigile! Alustame. Täna on palju liitujaid meil, ma näen. Mina olen Terje Korberg, Bluebeami müügispetsialist ja tänast webinari aitab mul läbi viia Eva Lomp, kes on siis Bluebeam Revu koolitaja. Arukad süsteemid on aastaid juba Bluebeami partner, ehk siis me aitame klientidel leida sobiva tarkvaralahenduse, litsentsi ja pakume ka koolitusi ning konsultatsioone. Webinari ajal võite esitada küsimusi chati või question and answer alla ja peale Eeva esitlust vastame küsimustele laivis. Eeva vastab siis tehnilistele küsimustele ja mina vastan litsentsiga seotud küsimustele, ehk siis kuidas neid hallata ja mis litsentsidega teha saab ja mida ei saa. Kuna tänane webinar on tehniline, siis mina pikalt juttu ei tee ja annan kohe sõna Eevale. Palun. Ja aitäh, Terje! Tere tulemast kuulama Bluebeami webinariga minu poolt. Minu nimi on Eva Lomp ja ühe või teisega oleme selle Bluebeami webinari raames juba varemgi kohtunud. Nii et vaatame, mis meil siis täna põnevat rääkida on. Enne kui liigun tarkvara demo juurde, siis vaatame sissejuhatuseks ka mõned slaidid, et anda selline lihtsam ülevaade, millest täna juttu tuleb. Räägime siis Bluebeam Revu tarkvarast ja selle põhilistest funktsioonidest ja tõin slaididele välja ka mõned uuendused, mis on siis viimasel aastal Bluebeam Revusse sisse toodud. Ja seejärel siis liigume juba tarkvara sisse vaatama funktsioone ja mõningaid siis töövooge. Ja millest nagu Bluebeami siis selline, väärtus või sisu seisneb? Et kindlasti enamasti kõik teist teavad, et Bluebeami puhul on siis tegemist PDF-tarkvaraga ja need on need, need probleemid võib-olla, millele siis Bluebeam proovib vastata või millega proovib siis oma tarkvara pidevalt arendada. Et need sellised näiteks meeskondade vahelised kommunikatsiooniprobleemid ehitusettevõtetes ja objekti ja kontori vahel, ajakohaste jooniste probleem ja siis edasi juba siis aeglaste teostusaegade teemad, et olen tihtipeale dokumendide versioonidega küsimused, milline on ajakohane dokument, milline on siis uuendatud plaan, milline mitte. Ja väljakutseks on ka see, et palju asju tuleb teha käsitsi ja korduvalt, nii et sellega siis tekivad sellised katkendlikud töövood. Ja Bluebeam Revu siis proovib neid lahendada järgmiste funktsioonidega, kui nii võib öelda. Ehk et Bluebeam Revu siis üks selline oluline komponent on see, et tegemist on selge kommunikatsiooniplatvormiga. Ehk et kõik see koostöö siin, me räägime siis PDF-põhisest ja see on tarkvara, millesse sisse on ehitatud siis väärtuslikud märkuste ja mõõdistuste töövahendid. Teine kastike, mis siin keskel on kirjas mul siis, et reaalajas koostööplatvorm. Nii et Bluebeam on loonud sellise platvormi nagu Bluebeam Studio ja mis on siis efektiivne PDF-põhine koostööplatvorm selleks, et joonised oleksid siis kõigile meeskonnale kättesaadavad ja nende põhjal oleks võimalik teha koostööd. Ma räägin lähemalt ka nendest funktsioonidest järgmistel slaididel. Ja tööprotsessi funktsioonide siis efektiivsemaks muutmine ja sellised optimeerimised, see on siis tarkvara põhine juba, ehk et kuidas luua siis erinevaid profiile selleks, et tööprotsessid oleksid kiiremad, kuidas koostada enda siis käskluseid ja funktsioone, kuidas neid siis salvestada ja ka meeskonnas siis jagada. Et need on sellised võib-olla 3 punkti, millega Revu siis proovib lahendada probleeme, mis antud siis ehitussektoris PDF-failidega on toimumas. Ja toon siis välja esmalt esimese punkti, milleks on siis selge kommunikatsioon. Ja tegemist on, nagu mitmel korral olen maininud juba, siis PDF-põhise kommunikatsiooni platvormiga
ja, ja siin on võimalik siis koostada ise kergeid skitse, jooni tõmmata, teha kergeid visandeid. Küll aga me ei räägi siin nagu sellisest joonestamisest kui sellisest, et kui meil on vaja jooniseid teha, siis ma kasutan kas AutoCAD-i või Revitit või mingit kolmandat tarkvara. Et siin ma räägin pigem sellisest, et mul on vaja visandada mingisugune skeem, mul on vaja visandada väike nagu plaan, kõik funktsioonid selle jaoks on Bluebeamis olemas. Siis kohaldatud valemite tulbad, et kui me räägime eelarvestumisest ja märkuste lisamisest joonisele, siis on võimalik automatiseerida siis teatavaid arvutusi selleks, et saada kätte vajalik informatsioon enda joonisest, näiteks just eelarvestuse tarbeks. Ja neid ka siis meeskonnas või töökaaslastega jagada. Ja kõik need ülejäänud funktsioonid, mis mul siin kirja on pandud nagu märkuste loetelus, et kõike, mis siia kirja on pandud, tasub ühel või teisel moel kasutada, sellepärast et see annab töövoogudesse palju infot juurde. Et kui me lihtsalt lisame märkuse joonisele, aga ma sellega nagu hiljem mingit infot edasi või kuidagi sellega ei tegele, siis sellest on tegelikult nagu võib-olla vähem kasu. Ja sellepärast on loodud siis Bluebeamis selline märkuste loetelu, mille abil ma saan siis juba selle nii-öelda konkreetse märkusega edasi tööd teha. Dokumentide võrdlemine ehk, et kui me räägime versioneerimisest, siis on siin sees funktsioon, kuidas saada aru, mis on siis ühes või teises joonises muutunud, kui need ei ole kuidagi eraldiseisvalt siis välja toodud, on ju. Ja loomulikult mõõdistused, pikkuse, mahtude, sügavuse ja muud mõõdistused on Bluebeamis sisse ehitatud ja kõik siis toimuvad õiges mõõtkavas. Efektiivne PDF-põhine koostöö ehk et üks keskne platvorm failide põhiseks koostööks on loodud Bluebeam Studio ja see on siis Bluebeam Revu 21. versiooniga kõigil subscription litsentsi omanikele kättesaadav, ligipääsetav ja kasutatav. On olemas siis kahte sorti nii-öelda võimalust, kuidas koostööd teha stuudios. Esimene nendest on Studio projekt ja see on siis, ütleme, selline laiem dokumendihalduse keskkond. Ta asub ikkagi selles Bluebeam Studio nagu platvormis, aga sinna see on siis pikamaajalisem projektipõhine, sinna võimalik üles laadida erinevas failiformaadis faile ja seal on võimalik siis lisada kasutajaid, sinna on võimalik koostada nii-öelda siis dokumentide hierarhia, kaustade süsteemid ja nii edasi. Õiguseid kasutajatele jagada, kes mida seal näha saab ja kes mida ei saa näha. Teine osa sellest Bluebeam Studiost on siis stuudio sessioonid, millega võib teha koostööd siis dokumentide põhiselt. Nüüd ma ei räägi siis nagu projektipõhiselt kui selliselt, vaid pigem see stuudiosessioon on nagu ühe või kahe, ütleme siis ühe faili põhine. Et kui meil on nagu üks nii-öelda teema praegu aktuaalne, siis me tõstame selle stuudiosessiooni ja ma saan selle kergesti siis välja jagada ükskõik kellele, kellega mul sellega vaja koostööd on teha. Pärast me seda vaatame ka seespoolt. Ja sellel moel siis, kui me asume erinevates kontorites võib-olla või üks on kodukontoris, eks ole, siis ühe faili põhjal me saame märkuseid lisada ja nii-öelda arutada siis, mis või kuidas peaks olema muudetud, millised on nagu teemad selles konkreetses joonises. Ja on siis ligipääs nii desktopist, veebist kui ka mobiilist. Ja protsessi optimeerimine, nii et oli siis see kolmas nii-öelda kastike seal poole peal. Seda võimaldab siis Bluebeam teha järgmiste nii-öelda funktsioonidega. Et on erinevad siis kohaldatavad ja jagatavad tööriistad ja profiilid, mis tähendab, et see kiirendab minu töövoogu, kui meil on näiteks ettevõttes kokku lepitud, et näed, sellise profiili me kasutame eelarvestuseks, sellist profiili me kasutame siis märkuste lisamiseks ja sellist profiili veel mingiks kolmandaks töö jaoks. Siis kõiki neid ei pea igaüks nagu ise looma ja välja mõtlema, vaid see võiks olla nagu ettevõttes mingisugune standard, profiilid ja standard tööriistad, et neid ühtemoodi siis kasutada.
Siis batch tools ehk siis me räägime dokumentide hulgi töötlemisest, kui nii võib öelda. Näiteks lehtede lisamisest, linkide lisamisest ja nii edasi. Tarkvara on integreeritav teiste siis tarkvaradega pluginate abil, et on võimalik luua siis sujuvamaid töövooge kolmandate tarkvarade kaudu. Näiteks siis Autodeski tarkvarade puhul on olemas pluginad, et saada välja siis Bluebeam PDF kirjutaja kaudu siis PDF-fail. Kuidas veel on võimalik protsessi optimeerida, on siis visuaalse otsingu abil ja see ei ole lihtsalt siis tekstiline otsing, kuna joonistes on teksti, aga paljusid asju see ikkagi on vaja nagu visuaalselt näha, siis sellised funktsioonid on siin sees olemas. Ja Quantity Link Microsoft Exceliga, mis võimaldab siis sellised Exceli tabelitega seoseid luua ja neid lihtsamini võib-olla hallata ja kasutada ja siis hiljem ka seda infot väljapoole saata. Ja siin siis slaid, millistes etappides ehitusvaldkonna puhul siis me räägime, et Bluebeami on võimalik kasutada. Et siis arhitektuuri, inseneri, ehitus ja teistes valdkondades spetsialistid siis erinevates tööharudes saab seda Bluebeami rakendada. Näiteks projekteerimise osas, eks ole, et jooniste ülevaatamisega, kui ei ole inimestel olemas siis projekteerimistarkvarasid, aga on vaja näiteks projektijuhiga mingisugust koosolekut teha, siis PDF ikka antakse välja sellest projektist ja selle põhjal on võimalik siis koostööd omavahel teha. Siis eelarvestuses on erinevaid töövooge olemas, aga lihtsalt siis ütleme, Bluebeam pakub oma töövoo, kui toimub siis eelarvestamine PDF põhiselt ja sealt siis mahtuda väljavõtmine, pakkumiste ja hankedokumentide koostamine ja erinevate siis dokumentatsioonide üleandmine võiks käia läbi Bluebeami. Ja kolmas etapp on ehitusosa, kus siis dokumentatsiooni jagamine on võimalik alltöövõtjatega, näiteks talle skitseerida ka, et ma ei tea, su transport võib liikuda näiteks seda teed pidi siit välja, et sa saad oma hoiustusplatsi siia, et sa tingimata ei pea kasutama sellise nagu skitseeringu jaoks siis joonestustarkvara. Mõnes mõttes Bluebeami võib ka selleks nimetada, kuna sellel on sees, aga sellegipoolest ta ei ole selline põhjalik joonestustarkvara, et on võimalik erinevaid asju sellega teha ja selle jaoks kasutada. Ja kui me räägime siis märkuste lisamisest joonisele, siis tihtipeale, kui toimub ehitusetapp, siis tulevad puuduste nimekirjad, tulevad mingisugused loetelud, mida hakatakse siis e-mailitsi, eks ole, edasi-tagasi saatma, mis on tehtud, mis ei ole tehtud. Et siis selleks saab seda Bluebeami kasutada, et märkuste lisamisi saab siis lisada joonisele juba. Ja see töövoog jääb nii-öelda, kui kasutada ka Bluebeam Studiot, siis see töövoog nii-öelda salvestub või jääb nähtavale siis. Nii, aga nüüd enne kui ma lähen edasi oma slaididega, siis meil on koostatud üks küsimus, tegelikult paar küsimust kõigile meie osalejatele. Et kui sa võtad korra oma ekraani lahti, siis sa näed sellist küsimust nagu milleks sa Bluebeam Revut kasutad. Nii et kui sul on hetk vaadata siia küsimusele, siis sa võiksid seda vastust anda. Ehk et siin on variandid siis kas PDF-failide vaatamiseks, muutmiseks, märkuste lisamiseks, eelarvestuseks, koostööks stuudio abil, projekti juhtimiseks, haldamiseks, hinnapakkumiste tegemiseks või siis objektil jooniste vaatamiseks. Loomulikult siin ei pruugi nagu kõik variandid olla esindatud, milleks kasutajad seda kasutavad, aga võib-olla lihtsalt huvitav teada meile kõigile, milleks siinsed nagu webinari osalejad Bluebeami kasutavad. Praegu on igatahes juhtival positsioonil siis eelarvestuseks ja siis teiseks on siis PDF-failide vaatamiseks
ja märkuste lisamiseks ja siis PDF-failidega muutmiseks, et kuna Bluebeamil on ütleme erinevaid funktsioone selleks, et muuta faile ja neid lisada, nii et praegu siis tundub, et võitjaks osutuks siis enamasti siinsed kuulajad kasutavad seda eelarvestuseks. Nii et aitäh kõigile vastanutele. Siis hetkel ma selle kolli lõpetan ja panen tagasi slaidid. Väga tore. Hiljem me saame veel mõnele küsimusele vastata. Nii, lubasin rääkida ka mõned uuendused, mis on siis tulnud vähemasti siis ütleme aasta jooksul. Kui siin mõned asjad on puudu, siis ma ei pannud nagu siia kõiki väiksemaid nagu vigade parandusi, et tegelikult on olemas ka siis minu arust support.bluebeam.com seal lehel kõik nii-öelda regulaarselt update itud leht, mida siis täiendatakse viimatiste uuendustega, nii et kellel on rohkem huvi ja soovi, siis saab sealt uurida. Praegu on Revu 21.4 ja sinnamaani siis mõned asjad ma välja tõin. Nii et on siis võib-olla suurematest asjadest lisandunud selline dark mode ekraan, mis on tuttav paljudele, eks ole, AutoCADist ja paljud on sellega lihtsalt harjunud, et selline mustal taustal jooned. Nii et nüüd on see ka Bluebeamis mõnda aega sees olnud, kes tahab seda kasutada, siis all on selline ikoon all riba peal ja seda sisse-välja lülitades siis see pilt nii-öelda muutub. Siis lihtsam stuudioprojekti jagamine, nii et varasemalt võib-olla ei olnud siin üldse sellist share nuppu, vaid inimesi tuli kutsuda natukene rohkem hiirekikke kasutades, aga nüüd see nupukene on siis siia lisatud. Siis aastast, tähendab Autodeski versioonidest 2025 oli siis vajalik, et Bluebeami pluginad oleksid uuendatud, et nad oleksid üldse kohaldatavad enam Autodeski tarkvaradega nagu AutoCAD, Revit ja Civil 3D ja nii edasi, on ju. Siis see plugin on nüüd uuendatud. Kui kellelgi mingid probleeme on olnud ja ei ole toiminud, et siis vaadake korraks igaks juhuks oma uuendused üle, kas need on installitud. Siis tarkvara tõlgiti ka prantsuse ja hispaania keeldesse, mis meid võib-olla siin Eestis nii palju ei puuduta, kuid siiski hea teada. Ja ma ei tea, kui paljud teist teavad ja kui paljud teist kasutavad Bluebeami veebis. Ehk et me oleme harjunud, et Bluebeam on siis Revu tarkvara desktopis ja nii ta on, nii siin ma kasutan teda, aga on siis olemas ka Bluebeami veebi, nii-öelda, seda ei saa öelda rakenduseks, kuid siiski sa saad siis veebibrauserist ligineda. Ja seal siis olid samamoodi mõned värskendused sinna lisatud funktsioonide täiustuste näol. Lisada siis saab kuvatõmmiseid ja kopeerida ja kleepida teatavaid märke. Siis kui me räägime Bluebeami stuudio sellest osast, mis on siis see koostööplatvorm, siis seal oli siis sessioonide dokumentide lisamisel tehtud uuendus, et on võimalik veebi kaudu ka siis lisada faile, kui need on hoiustatud näiteks SharePointis, OneDrive'is või nii edasi. Ehk siis su enda isiklik siis, või siis ettevõttepõhine failide süsteem, nii et on võimalik sinna ligineda. Ma tegelikult korra võtsin endal selle lahti, mõtlesin, ma lihtsalt näitan seda Bluebeam Cloudi. Ei, seda, sorry. Et ta näeb välja siis selline, ta on veebibrauseris lihtsalt. Ja siin on näiteks siis sama stuudioprojekt ja stuudiosessioonid minu kasutajakontoga siis nii-öelda nähtavad, kättesaadavad. Aga kui ma vaatan oma seda dokumenti, siis seesama minu OneDrive'i kaust on siit siis väga lihtsasti ligipääsetav ja neid on võimalik siia siis sisse tuua. Et lihtsalt infoks, kes tahab testida, on kättesaadav. Nii. Lähme siia sisse tagasi. Ja siis ma jällegist ei tea vastust, kuid ma loodan, et mõned kasutavad teist Bluebeamiga mobiilis. Ka sinna on tulnud teatavad värskendused. Mobiiliäppi saab alla laadida ja töötada failidega siis ka Bluebeami stuudio vahendusel.
ja siis ilma võrguühenduseta ja on erinevad siis täiustused sinna ka juurde tulnud. Et ma kõiki neid praegu, mis ma siia olen kirja pannud, rohkem detailsemalt sisse ei lähe, aga keda huvitab, siis need saab ka iseseisvalt veel üle vaadata, nii et on uuendused sinna juurde tulnud. Eks need Bluebeami teemad, ütleme veebi ja desktop lahenduse ja Bluebeam Studio ja mobiilirakendustega on sellised, mis pidevalt arenevad, sest et siiamaani, no ütleme siiamaani, vaid viimased aastad on need, millega siis Bluebeam seda poolt oma tarkvarast pidevalt arendab ja see on lihtsalt ilmselt nagu ütleme siis turunõudlus juba, et on standard, et sa saad nii-öelda tarkvara kasutada erinevates seadmetes, olenemata sellest, kus kohas sa asud. Ja siis on kõige viimatisem uuendus veel ka, et lisandus siis uus kiirklahv, Shift ja Space, mis siis kattuvate märgistuste vahel on võimalik kergemini navigeerida. Nii, siis ma hüppan tarkvarasse ja võtan lahti oma Bluebeam Revu. Ja mõtlesin näidata nagu ühte-teist siin sees. Mul hetkel on tarkvara lahti ja siia veel lisanud ühtegi faili. Ja ma võtan siit lahti ühe joonise. Paljud meist kasutasid Bluebeami eelarvestuseks ja mis ei tähenda seda, et sa ei kasuta ju tegelikult ütleme dokumentidega seotud funktsioone. Nii et erinevaid dokumentidega seotud funktsioone on Bluebeamis sisse ehitatud ja näiteks üks nendest on selline, et ma lihtsalt tõin siia sisse ühe faili ja nüüd ma tahaksin siia siis lisada faile. Kui ma teen siin thumbnaili paneelil parem kliki, siis ma näen nagu variante, mida ma saan teha töötluses siis dokumentidega. Bluebeamil on selline asi, et on olemas siis 3 erinevat varianti. Complete variant on siis kõige laialdamsemate funktsioonidega, nii-öelda siis see täisversioon. Et kui mõned funktsioonid näiteks osadele kasutajatele ei ole nähtavad, ehk siis on hallid, siis lihtsalt see võib olla põhjus selles, et need funktsioonid ei ole näiteks core või siis basic plaani kasutajatele kättesaadavad. Et midagi ei ole nagu ära kustutatud või eemaldatud, need on kõik asjad on siin nähtaval, aga siis lihtsalt teatavad funktsioonid võivad olla siis nii-öelda grayed out või hallid. Praegu ma lihtsalt siis lisan siia juurde ka teised failid, kogu enda siis näiteks faili kausta siia juurde, kus on siis korruseplaanid, lõiked ja vaated. Ja siin ma saan siis teha mõned seadistused. Ma praegu kasutan niimoodi seda linki, milleks ütleb, et use file name as page label. Sellepärast, et sellega page label'id on siin siis all, on ju. Sellega ma saan seadestada ja ütelda, et selle faili nimetus on vastavalt nagu faili, selle, ütleme siis lehe nimetus, vabandust, on vastavalt faili nimetusele. Ja ma panen ta, et ta läheks siis pärast esimest lehte. Kui sul on nagu vaja lisada ühele või teisele poole lehti, eks ole, siis siit sa saad neid valida, millist seadeid sul juurde vaja on ja panen siit OK. Ta lisas mulle need ära. Siis mul oli üks mõte lihtsalt näidata, et kui mul on olemas siin see esimese korruse plaan või teise korruse plaan või mis iganes korruse plaanidega me kasutame, siis üks funktsioon, mida tihtipeale ikkagist kasutatakse Bluebeamis, on linkide koostamine. Ja just selliste nagu dokumentide puhul, kus mul on mitmelehelised failid ja mul on loodud nii-öelda siis esimese korruse plaanile näiteks mingid lõiked, mingid sõlmed ja seda infot, kuidas ma saaksin siis kiiresti linkida oma vahel, et leht 2, kui ma näiteks vaatan, et okei, siin on mingisugune 4K01 lõige, eks ole, tehtud. 4K01. Et kui ma siia peale klikiksin, siis see avaneks mulle siis see konkreetne lõige, mitte ma ei peaks siis otsima, et kus see joonises asub. Kui ma kasutan siis Bluebeami Core või Basics tarkvara, siis mul on vaja teha sellised linkide koostamised ükshaaval. Nii-öelda siis, et ma otsin välja search nupukese kaudu
mida ma otsin ja siis ma lisan nagu ükshaaval neid linke. Kui mul on siis complete plaan on imelik sõna, aga ütleme siis tarkvara lahendus, siis ma saan kasutada batch ja link ja siis ma panen siit new link. Panen siia sisse oma failid. See, mis on lahti praegu olemas siin on ju. Next. Ja siis ta võimaldab mul nüüd otsida, või nagu defineerida, et mis infot ma tahan siis omavahel linkima hakata. Mul on paljud või no info on siin page label ites ehk siis kuna failide nimetused on mul pandud siin, eks ole, vastavalt page label itele ehk siis lehe nimetustele, siis nüüd ma saan genereerida enda selekteeritud info kohaselt, mida ma tahan hakata linkima. Ja see nagu tuleb nüüd üsna hästi läbi mõelda selles mõttes ka, et kui mul on mingisugune info page label'is ehk siis leheinfos, siis kuidas ma saaksin sealt kätte nagu võimalikult detailse info, on ju. Siis mul praegu on siin see filter mode on selline, et ma saaksin siis esimene nii-öelda tühik, space filter character on mul siis space, mida ma otsin algusest peale. Võib-olla mõnikord sa tahad hakata lõpust otsima, siis on first from the end. Ja vastavalt sellele, et mis nii-öelda ühikut sa siis tahad hakata otsima, kas ta on siis sidekriips, kas ta on allkriips, kas ta on koma, kas ta on tühik. Ma jätan praegu siia tühiku ja panen OK. Kui ma olen oma selle kriteeriumi nii-öelda paika pannud, siis ma panen siit generate. Ja siis ma saan vaadata, mis ta mulle siit nüüd annab. See number 1, ma jätan selle hetkel välja, sest mul sellel ei olnud pandud page label'it veel. Me saame selles mõttes neid page label'id saab ükshaaval ka ise siit ülevalt lisada. Aga ma hetkel sellega tegelema ei hakka. Ja mul siin siis annab selle info. ARK01. Ma korra vaatan, kas ta annab mulle praegu siit õiget asja. Nagu ikka, kui hakkad siin midagi demomas, siis need kriteeriumid lähevad teistmoodi, kui ma enne seda tegin. Okei, ma korra proovin, vaatame, mis ta siit mulle highlight ima siis hakkab, kuigi ma hetkel näen, et ta ei tee mulle vist õiget asja, mis ma tahtsin. Ja. Mission close. Nii, las ma korraks mõtlen nüüd uuesti selle läbi. Link ja new. Seejärel ma lisan siia sisse siis faili, kus kohast ma hakkan infot otsima ja see on siis seesama fail, mis mul praegu avatud on. Panen next ja seesama asi siit oli kõik õige, et me hakkame otsima siiski seda page label'it ehk siis lehe nimetuses olevat infot ja valin siit settings ja ma enne näitasin, et seda on võimalik panna first from end ja first from start, aga mul jäi enne siia first from start, nii et see peab olema siis mul see selekteerimise kriteerium, et ta valiks siis lõpust ja otsib siis tühikut, nimetuse lõpust siis esimest tühikut. Panen OK ja panen generate. Ja nüüd, mida mina otsima hakkasin, oli nende lõigete tähiseid, mis on siis 4K01 ja 4K02. Ja nüüd see siit tuli mul sellega siis välja. Ma võtan linnukesed eest ära kõigil teistel lehtedel, mis ta siit üles leidis, sest ma praegu soovisin teha linke ainult nendele lõigetele ja valin need aktiivseks. Link optionsite alt ma saan valida, et ta siis teeks mulle highlight'iks need ära. OK ja run. Võtan mõne hetke aega. Ja nüüd ta näitab mulle siis siia, et 16 hüperlinki on koostatud. Panen finish ja close. Ja siis need, kuna ma ütlesin, need highlight'iksid meile ära, need kollasega tekivad need, kus need on. Siis kui ma nüüd siia peale klikin, siis ta hüppab mulle õigesse lõikesse. 4K01 on siis seesama. 4K01 on ju.
siis ma lähen korraks tagasi esimesele lehele. Siin oli üleval, siis me otsisime 2 kriteeriumit. Teine on siis 4K02. Ja nüüd ta läheb mul õigele lehele, milleks on siis, vabandust, 4K02. Siin sees siis, jah. Ja sellised ma saan siis koostada teisi linke ka vastavalt teistele kriteeriumidele. Praegu me otsisime nii-öelda linkid vastavalt siis lehe nimetustele ja lihtsalt konkreetsed väiksed asjad. Aga nagu mainisin, me saame siit linke koostada ka siis vastavalt siis alale näiteks mingisuguses kirjanurgas, page region näiteks, et kui sa tahad otsida, siin on lehenumbriga, aga näiteks kui siin joonise nimetuses on mingisugune 4K02 näiteks on joonise nimetuses, on ju, siis saad selle ala siin lihtsalt ette näidata, talle teise korruse plaan on ju, või siin on näiteks vaade lõunast või mida iganes. Ja siis sellega siit edasi liigelda. Kui mul on nagu siis ükshaaval see nii-öelda tegemine, siis on meil võimalik otsida tekstipõhiselt seda infot. Näiteks, et kui ma tahangi otsida siis 4K01, ma saan selle siia sisse trükkida. 4K01. Ja siis ta annab meile siia selle nii-öelda vastused, kõik vastused, mida sellest konkreetsest failist ma üles leidsin selle info kohaselt. Kui ma siia peale klikin, siis ta mulle selle avab. Ja siis mul on võimalik teha nendega siis näiteks parem klikk. Mul on võimalik panna siit juurde add hyperlink või siis lihtsalt highlight ida neid. Aga need on siis, ütleme, ükshaaval siis. Ma neid nagu töötlen neid eraldi seisvatena. Nendega on võimalik veel tegevusi teha. Näiteks, kui ma tahaksin välja otsida, võib-olla ma teen siis ühe mingisuguse muu näite sellega, mingisuguse visuaalse elemendi, siis ma saan sellele peale panna ka näiteks need count. Ehk siis ma loeksin kokku näiteks, kui palju neid asju on ja sellest tekib siis juba märkuste laetellu ka siis info. Nii et see on see nagu tekstipõhiline väljaotsimine ja sellega siis töötamine. Teine variant on siis mitte tekstipõhiline väljaotsimine, vaid siis ka visuaalne väljaotsing. Ja siin ma siis pean valima endale joonise pealt mingisuguse elemendi, mida ma tean, et kordub, eks ole, et ma tahan siit teha mingisuguse otsingu selle kohta. Vaatame näiteks siit. Võib-olla näiteks, kus näiteks seesama, et get rectangle. Ja panen talle peale raamiga, et hakaku otsima näiteks kõiki neid selliseid elemente, on ju. Siis panen siit ülevalt search. Nii. Leidnud midagi. Taha muga praegu üldse siin asi see koostööd teha. Aga no mis sa teed? Ühesõnaga. Ei tea, kas mul on mingisugune error siin peal. Zero results at the moment. Või see on see highlight. Nii, no las ta siis olla nii, nagu ta on. Aga ühesõnaga, et visuaalseid otsinguid tegelikult saab siin teha. Võib-olla korraks proovin ühte asja, kus ma avan teise joonise. Ja ma ei tea, ma näiteks proovin korra sellega, get rectangle.
taoline element. See fail toimib natuke paremini. Ja seesama tulemuste rida on selles mõttes siin all olemas, et ta näitab mulle siis ära, et need nendel lehtedel on täpselt seesama nii-öelda element. Ja kui ma siit valin, et siit ülevalt kõik linnukesed ette, teen talle parem kliki, siis siin on võimalik apply count measurement to checked. Ma võin need ka highlight ida, eks ole, et nad kuidagi visuaalselt ka eristuksid. Aga kui mul highlight imist ei ole vaja, siis ma saan count nii-öelda kokku loendamisega märkida ära need, et näe, kõikides nendes kohtades on olemas need siis töökohad. Ja kui ma nüüd avan siit alt markups listi, märkuste loetelu, siis ta nimetas mulle kõik need siia alla, iga ühe. Siin on teised asjad sees. Mida me siis kokku loendasime. Ehk et mul on võimalik siis väljavõtteid teha ka vastavalt sellele, kui ma olen teinud otsingu kriteeriumi ja siis ta ütleb mulle, et siin neid kokku tuli 9 tükki näiteks. Nii see on siis see visuaalne nii-öelda otsing ja siit igaüks saab nagu oma töövoogu tegelikult veel ka täiendada ja välja mõelda veel nii-öelda lisavariante, et mis nagu aitaks tema töös siis kaasa erinevatesse etappidesse. Loomulikult võib-olla sulle ei meeldi, et need näevad välja punased ja et nad on sellised suured, eks ole, siis üleval rea peal või siis sa lähed siia properties alla. Sa saad seda ise seadistada, et mis värvi nad on, kui suured nad on, kas nad on kolmnurgad või ruudukesed või ringikesed või linnukesed ja nii edasi, et sa saad nagu defineerida siis endale sobivad nii-öelda linnukesed siis siia. Kui mul juhtub näiteks, et mul oleks vaja nii-öelda lisada siia juurde, siis ma näen, et okei, mingisugused on puudu, siis mul on võimalik siin panna, et resume count ja siis mul on see linnukene siin all, et ta ei tule nagu eraldiseisva loendina, vaid ta siis vaatan, et okei, et siia oleks veel vaja panna, et siis escape'iga nüüd välja, siis see on siin samas nagu loendis ka siis sees. Või siis vastupidi, on vaja midagi ära võtta, siis oli võimalik seda delete ida. Sorry. Resume. Ühesõnaga, delete, võimalik maha võtta. Lähen edasi. Rääkisime ennem juba sellest tool chest'ist, aga üks hea nipp, ma ei tea, kui me kasutame, võtan korraks siit lahti. No siin on kihid, eks ole, kõik, ma arvan, on teada tuttavad sellega, et kuidas töötada kihtidega, neid sisse välja lülitada. Aga mis mind nagu rohkem võib-olla isegi huvitab, et tihtipeale, kui joonised tulevad välja 3D tarkvaradest, siis nendega tulevad kaasa sellised space'id ja sellel plaanil samamoodi. Iga siis ruum on eraldi space'idena ja näiteks kui ma tean, et mul sellele korruse plaanil siin on magamistoad, kõik nagu sarnase nii-öelda parketi ja kõige sellega, siis mul on lihtne teha ka nüüd space'ide põhiseid väljavõtteid. Nii et kui ma näiteks selekteerin kõik need 3 magamistuba, ma praegu ei lähe nagu kõikidesse korteritesse, vaid ma lihtsalt võtan siit järjest, et näidata nagu, mismoodi see nagu toimib. Teen parem kliki, siis siin on võimalik luua create area measurement. Nii, ja see on väga oluline osa siin, mis ma ei ole veel selle konkreetse faili puhul ära seadistanud. Ehk kui mul tekib see PDF fail, siis kui ma võtan ta Bluebeamis lahti, siis ma pean kõigepealt panema paika, mis on tema mõõtkava. Nii et siin on sisse ehitatud mõõtkavasid juba olemas, eks ole. Vabandust. Aga kui ma klikin siia peale custom, siis ma saan ise kalibreerida. Kalibreerida 2 teadaoleva punkti vahel. Näiteks mul on siin mõõtkett olemas, eks ole. Ta ilusti snapib meil kõikidesse joonte otstesse. On võimalik panna ka snappima nagu millimeetri paberile, eks ole, erinevad variandid on siin olemas.
üks klikk, teine klikk ja siis nüüd ma ütlen, et see on 1800. panen apply scale ja siin sa saad öelda ka täpsuse muidugi, et kui sa ei soovi komakohtasid näidata, siis et alati oleks täisarvud, siis võib sinna 1 panna, on ju. Apply scale ja nüüd ma teen selle asja, mis ma tahtsin. Juba läks ka. Okay. Korraks need siit maha. Ja nüüd ma võtan zoomin korra välja. Seesama info, mis ma siis siin selle 3 magamistoaga tegin, on siis siia märkuste loetellu sisse tulnud. Nüüd ma näen, et ma olen siia juba defineerinud põrandakatte parkett ja sellele vastavad siin, kui hiljem edasi siit liigume, nii-öelda materjalide ja kogu hinna siis sellised lahtrid. Seda, et ta mulle näitab siin see, et mu väljavõte kasutab siis põrandakatte parkett käsklust, kui nii võib öelda, siis seda ma defineerida saan siin tool chest'is. Ma olen loonud enda spetsiifilised töövahendid ja lihtsalt paar tükki. Ma ei ole neid nüüd väga palju siia lisanud, eks ole, aga lihtsalt näite jaoks. Et kui ma tahan, mida iganes ma tahan kokku loendada, eks ole, siis see saab siit öelda, et kas ma tahan näiteks vaipkatet sinna panna, ma vaatan, palju mul vaipkattega vaja tellida on, kui palju mul on keraamilist plaati vaja tellida, siis ma kasutan keraamilise plaadi funktsiooni või siis põrandakatte parkett, on ju. Näiteks, kui ma tean, et mul siin duširuumis on keraamiline plaat, siis ma võtan siit selle funktsiooni tool chest'i alt ja näitan talle ette siis selle ala hiireklikkidega läbi klikkides. Muidugi ma oleks saanud ka seda space'i abil seda teha, aga lihtsalt olukorrad on erinevad ja iga kord seda võib-olla ei ole mõistlik teha, nii et siis teine variant lihtsalt on see, et ma võtan funktsiooni ja näitan talle, et näed, siin see saab olema. Ja nüüd see on mul siis defineeritud selliselt, et ta on visuaalselt kujutatud rohelisena, et mul on lihtne eristada, mis alad on mul juba ära nagu mahud võetud ja mismoodi need on kuvatavad. Ja siis ma lähen jälle märkuste listi siia. Põrandakatte keraamiline plaat on siin olemas. Nüüd, kui sa mõtled, kuidas seda teha, siis see kõik info tegelikult ma annan talle siin nii-öelda properties paneelil siis selle area measurement'i juurde. Ma annan talle konkreetse nimetuse, mis on siis põrandakatte nagu see pealkiri on ju. Ja siis, mis on tema värvus, kas tal on mingisugune viirutus, kas tal on mingisugune see pill, eks ole, taust või mitte, on ju. Et kõike seda ma saan siit properties paneelilt märkida ja kui meil on erinevat tüüpi nii-öelda mahtude väljavõtmised, siis mul ongi mõttekas erinevat tüüpi värvuseid sinna lisada. Ja kõik tekstide suurused tihtipeale võib juhtuda, et see font size, nagu kui me esialgu seda teeme, siis see on nagu päris suur siin, siis seda saab siit ilusti muuta. Ja kui ma nüüd tean, et ma näiteks iga kord, kui ma võtan area measurement, ma praegu mõõdistangi ainult keraamilisi plaate, siis mul on võimalik panna siit set as default, sellepärast enne mul tuli see parkett kohe siia, sest see oli mul default'iks pandud. Kui ma olen seadistuse ära teinud, nii-öelda uue funktsiooni seadistuse, siis ma saan siit minna add to tool chest ja panen ta siia näiteks. Mul on enda see, korra panen kinni, enda siis SAK koostatud ja see on see, millest ma alguses ütlesin ka, et need profiilid on vaja koostada selleks, et oleks mugav ja hea kasutada Bluebeami. Ja siis on vaja koostada enda funktsioonid selleks, et oleks hea ja mugav Bluebeami jagada ka meeskonnas ja teha väljavõtteid sarnaste nii-öelda distsipliinide abil. Nii, siis ma lähen siit, kui mul on paar väljavõtet tehtud, ma tahaks rääkida siit nendest märkuste loetelus olevatest tulpadest. Teen korra siin topeltkliki, kus ma olen loonud ühe selle tulba nimega materjali tükihind. Kui ma tean näiteks, et siin on mul, siin võtan parandakatte parkett praegu, on kasutusel parkett, siis ma olen koostanud siia sellise
nii-öelda rippmenüü, kus mul on võimalik valida siis konkreetse materjal ja sellele määratud juba ka hind. Ja selliselt ma saan need kõik siis ära selekteerida. Kui on mingid teist tüüpi asjad, siis loomulikult me näitame seda teistmoodi, on ju. Ja kuidas ma seda siis teha sain, on siit columns, manage columns, custom columns. Ja mul oli siis loodud praegu 2 tükki materjali tükihind. Ja siis ma näitan, kuidas seda saab siit, kui ma teen plussmärgiga, siis ma saan uue luua ja praegu see redigeerida, ma saan siis siit selle nupukesega. Mul on koostatud siis 3 varianti. Panna siia näiteks juurde ka plussmärgiga, mis meil tuli siis keraamiline paat. Ja kui ma panen siia assign numeric value linnuke ette, siis siia ma saan anda temale juba hinna, et kui palju siis on selle tüki hind. Noh, see tükk on siis ruutmeeter näiteks, on ju, et või mingid muud asjad, mida iganes, kuidasmoodi see kokku loendad, on ju, siis võib-olla mingid detaile ostadki tüki kaupa, et kui sul on välisvalgusti, on ju, siis ma ei määra talle mingit ruutmeetri hinda, vaid kui mul on tüki hind, siis tähendabki, et üks välisvalgusti maksab 50 eurot. Ma ei tea, paneme siia 35 ja okei. Ja need on siis siia lihtsalt siia juurde pandud. Siin saad erinevat tüüpi neid tulpasid teha, on ju, saab teha valemitega, aga mul konkreetselt see on nagu selliselt tehtud. Ja siis mul on tehtud teine tulp, milleks on siis, et arvutada kokku siis vastavalt pindalale kogu hind ruutmeetri kohta, on ju siis. Panen siit, mis ma olen teinud, on materjali tüki hind, see on vaja korraks ära vahetada. Ehk siis sellele ma annan siis konkreetse valemi, kuidas ta seda arvutab. Pindala korrutatud siis materjali hind. Panen okei. Ja panen siit ka okei. Ja sa näed, et siit on võimalik kõiki neid tulpasid siis sisse välja importida, eksportida, et oma nagu töökaaslasele, kui keegi on teinud selle tabelite nii-öelda uued tulbad, siis neid võib jagada nii-öelda profiilis. Kui ma salvestan sellesama need tulpade süsteemi no need, mis ma praegu olen koostanud siis, eks, enda profiilile, save to profile, siis nad on mul ka nii-öelda siis selle faili üleselt kättesaadavad. Kui ma neid ei salvesta profiilile, siis need tulbad, mis mul siin on seotud konkreetselt selle failiga. Kui ma võtan uue faili lahti, siis seal on nii-öelda uued tulbad. Ma panen siit okei. Võtame korra, mis ta siit siis mulle näitab. Natuke väiksemaks neid. Nii, tuleb välja sealt see ka. Ja siia ta siis, vaatame, mis ta mulle siin nüüd arvutab siis. Põrandakatte parkett, pindala on sellised numbrid. Siin on muidugi erisus praegu see, et mul on siin millimeetrit ruudus. Vaatan korra, mis ta siin ühikuks annab mulle. Jah, millimeetrit ruudus. Ma peaksin need panema ruutmeetritesse. Siis see number oleks nagu veidike reaalsem asi. Et see sellegis tuleb välja sellest, mis ma square meters. Et kuidas ma olin defineerinud selle funktsiooni kasutamise, et praegu mul on lihtsalt pandud, et ta on vastavalt siis ruutmillimeetritele. Aga kui ma hinda muidugi arvestan ruutmeetritega, siis need tuleb ühikud klappima saada, et see number oleks reaalne. Square meters. Okay. Square meters.
et seda ei pea hakkama muidugi ükshaaval pärast tegema, vaid esialgu, kui ma juba defineerin seda nii-öelda käsklust, siis ma näitangi talle kohe juba ühikud ka ära. Nii, et see on nagu üks võlu, mida see Bluebeam võimaldab teha, et ma saan tegelikult väga paljusid nii-öelda kalkulatsioone juba siin Bluebeami sees paika panna. Kui ma aga tahaksin nüüd selle info, mis ma siit olen kokku kogunud, saata siis välja, siis mul on seda võimalik teha siit summary nupukese alt ja siit on võimalik võtta siis CSV summary, XML või siis PDF summary. Ma võtan korra CSV, panen talle peale, et märkused ja kogu nii-öelda kokkukogumise, kokkuarvutus oleks sisse lisatud, CSV tabeli tüüp ja me saame talle faili nimetus anda, kuhu ta seda nii-öelda ekspordib. Ma praegu neid rohkem ei muuda. Üks asi, mida siit oleks hea muuta, on see, et milliseid tulpasid sa tahad oma CSV tabelisse kaasa võtta. Ehk siis kõik info ei pruugi siin praegu üldsegist mul nagu relevantne olla, on ju. Et ma saan defineerida, et mine CSV tabelis ainult need konkreetsed tulbad. Siis ma saan filtreerida, mille järgi ta hakkab mulle sorteerima. Ehk siis ma tahan, et ta oleks sorteeritud vastavalt siis selle subjektile, ehk siis ütleme elemendi väljavõtte nimetusele. Kui ma tahan mingit muud asja, mille järgi ta siit tulpade mõttes siis sorteeriks, siis ma saan siit seda selekteerida. Ja siin on ka need samad asjad olemas. Siis ma saan seda konfiguratsiooni ka siin salvestada näiteks, et kui ma ühe korra juba selle nii-öelda väljavõtte siin teen ära, siis ma saan need salvestada ja kasutada ka siis hilisemalt või siis kellelegi teisele seda saata. Panen siit okei. Ja selline tabel mul siis tekkis, on ju. Ma ei hakka praegu siin Exceli tabeli arvutusi tegema. Kõik see filtreerimine, mis on võimalik teha, saab nagu väiksemaks seda tabelit teha ja seda infot vastavalt sellele, mis mul päriselt relevantne on, aga seda andmetöötlust siin Excelis on võimalik siis hiljem edasi teha. Nii et CSV kaudu saab seda siit välja. Siis mahtudest ilmselt oleks siin rääkida veel ja veel, küll aga ma arvan, et meil aeg on päris hästi läinud, siis ma tahaks näidata veel siin ka stuudiofunktsioone, mida võib-olla paljud meist üldsegist siin ei ole kasutanud ja tahaksid rohkem teada saada. Nii et selleks, et ma saaksin minna siseneda oma stuudiosse, stuudio moodulisse, ma hoian siit vasakult all, mitte või alla, kui klikin vasakule see stuudio nupu peale. Panen siit mõned asjad veidike kinni. Nüüd ma olen juba koostanud siia, kui ma esimest korda siia stuudio nupu peale tulen, siis ta küsib suure tõenäosusega sisse logimist ja ta tahab natuke su käest infot saada siin. Ja siis sa saad ise koostada enda sessiooni või enda projekti. Ma olen need asjad juba siin ära teinud, see on minu selline demoprojekt. Ma näitan seda lihtsalt esmalt, kuidas see nagu välja näeb, sellesse me liiga palju praegu ei süübi, aga see on siis see failihalduse või dokumentatsioonihalduse nii-öelda platvorm, kus on siis projekt, siia ma saan oma kaustad sisse tuua, siia ma saan oma plaanid sisse tuua, ma saan anda nagu erinevaid õiguseid siis nii-öelda kasutajatele, ehk siis näiteks, et ma lisasin siia terje ja vaadata, et millised on siis terje õigused või siis, kui ma tahan see oli grupi kaudu tegemine. Millised on terje õigused kasutada näiteks ühte või teist kausta. Siis rippen kas siis keelatud või mitte. Et ütleme, see projekti haldamise ja kasutajate haldamisel on palju rohkem võimalusi ja selliseid piirangu võimalusi, kui me teeme sessiooni. Aga seal on ka mõned. Ja siis ma lihtsalt siis saan näiteks vaadata, et mul on siis esimene korruse plaan, topeltklikiga teen lahti ja selles toimub siis failide vaatamine. Kui ma tahan failis muudatusi teha, siis siin on lukumärk, siis ma pean failile tegema checkout. Kui ma olen muudatused ja märkused ära teinud, siis lisan ta uuesti sisse check-in'i näol. Nii et sellel projektil toimub siis selliselt check-in, check-out süsteem. Aga kõik funktsioonid, mis mul on siin Bluebeamis, ma saan siis projektis kasutada. Nüüd teine asi, mis
millele ma rohkem tahaksin sisse näidata, on stuudiosessioon. Siia ma siis saan samamoodi lisada inimesi, nii-öelda share, lihtsalt trükkida emailid sisse, kasutada ka grupiviisilist lisamist. Näiteks kui sul on mingisugused Outlookis tehtud mingisugused grupid. Ja siis siin on selle korra kinni. Siin on järgmiseks näha, mis on mul dokumendid sellesse konkreetsesse sessiooni laetud. See on seesama fail, ma teen selle siin lahti. Siia võib lisada veel faile, on ju, add file. Et ühte sessiooni ma võin lisada faile, aga siis on mingi loogika järgi, et kui palju ma neid siia lisan, on ju, ja mis mingi projekti, et need ei ole nagu suvalised failid ühes sessioonis, vaid sessioon on midagi sellist, mis on võib-olla lühiajalisem, ma saan määrata sinna kuupäeva, kui millal see lõpeb ja see sessioon lukku läheb. Siis, kui mina nüüd lisan siia mõned märkused sellele konkreetsele joonisele, siis kuna ma olen siia lisanud ka Terje juba, siis Terje näeb neid samasid märkuseid, mida mina siia lisan reaalajas. Toon siia siis näiteks oma tool chestilt ühe call out koha ja vaatame siit üle, et näiteks siia panen ühe märkused. Kontrollida üle suurus. Need on jälle suvalisest väga suur on ja siis ma lähen siia properties paneeli peale või teen seda siit ülevalt riba pealt, et ta oleks natuke nagu väiksem ja ei pea nagu nii palju ruumi võtma. Aga kõik need seadistused ma saan vastavalt teha, et ma ei pea seda ükshaaval muutma. Nüüd võtan oma selle stuudio siit uuesti lahti. Siis siin on näha, et kui ma midagi siia joonisele konkreetsele, mis siin failis on avatud või selles sessioonis on avatud, teen, siis kõik see salvestub siia loeteluna. Nüüd ma saan märkida, et teen parem kliki peale. Alert attendee. Ehk siis, kui näiteks see märkus läheb kellegi suunas konkreetselt, et tema on selle eest vastutav, mul siin saab ainult Terje praegu vastutav olla, sest mul on ainult 2 liiget selles sessioonis, siis ma saan märkida, et anna sellest teavitusest märku siis Terjele ja temal siis tuleb siia notification sakki, hakkab plingima, et näed, siin on sinule märkus, millega sina peaksid siis tegelema. Ja Terje ja kõik see jällegist siis salvestub siin ka, alert Terje. Ja nüüd, kui Terje siia midagi, mingisuguse märkuse lisab, siis kõik see on ka minule samal ajal nähtav. Näiteks Terje praegu siin panigi, et set state as accepted, et ta saab siia märkida näiteks ka siis selle staatuse, on ju. Accepted, rejected, cancelled, completed või none. Nüüd, kui sa ise tõmbad Terje siia võib-olla mingisuguse märkuse kastikese või mingi mullikese, siis näiteks ta panigi praegu siia samasuguse call out'i. Kui ma siia peale klikin, siis ta mul läheb selle konkreetse märkuse peale, mida tema lisas. Siis ta näitab mulle see, et okei, tema lisas selle asja, on ju, see vaip on vale. Ja võib-olla sa võid määrata näiteks, et mina olen selle eest vastutav või et määrata mulle selle, et alert attendee. Et siin tuligi, et alert Eva Lomp. Ja siis see näitab mulle siin, et alerted you call out neljapäeval, mis iganes kellaajal, on ju. Et see märkus on see, mille jaoks, millega mina pean tegelema. Ja siis saan mina siit kas siis reply panna, mingi vastuse anda talle või siis anda nagu okei, ma teen selle, tegelen sellega, et see suhtlus nagu platvorm toimub siis selle konkreetse faili põhjal reaalajas ühes failis. Et kõike seda ja siin võib olla siis palju kasutajaid, mitte 2 kasutaja vahel ainult. Et selle asemel, et me teeme telefonikõne ja mõlemad on oma arvutis selle asjaga nagu töötamas, siis mul on võimalik kasutada Bluebeam Studio sessiooni, me avame selle ühe faili, me suhtleme siis selle chati vormi vahel või siis selle plaanile märkuste lisamise kaudu ja
ja nii-öelda koostööplatvorm, mis salvestub, on siis veidi efektiivsem kui see lihtsalt, et me telefonis võib-olla omavahel suhtleme. Ja kõike seda infot, mis siia tekib, siis tegelikult on pärast võimalik ka sellised raportid välja võtta ja nagu siis PDF-failis näha, mis suhtlus toimus, mis märkused lisati ja nii edasi. Nii, selline. Ja siin on võimalik ka lihtsalt chatis selles mõttes kirjutada, mitte ainult siis nagu mingisuguse funktsioonide põhjal, vaid kõige selle põhjal. Kui ma tõmban siia mingisuguse pindala arvutuse, eks ole, et kõik need samad teemad, mida ma kasutan siis tavalises Bluebeamis, ma saan sessioonis samamoodi teha. Siin ei ole ka mul see scale meile pandud. Vaja kalibreerida kõigepealt. 2, 100. Play. Ja siis see jällegist, et mina lisasin põrandakatte nii-öelda mõõdistuse ja see kõik on siin märkuste loetelusse jälle sisse saadav. Nii, okei, meie kell on päris hästi läinud, kell on jõudnud juba 12-ni ja ehkki siin võiks nagu rääkida veel, aga ühel hetkel tuleb siis lihtsalt piir ette tõmmata ja seda asja veel näitan, et kui me rääkisin korra nendest profiilidest, siis minu enda profiili ma saan lihtsasti salvestada, kui ma olen siin mingid muudatused teinud, paned lihtsalt save profile või siis valida juba olemasolevatest sisseehitatud profiilidest, näiteks quantity takeoff'il. Kui ma muudan enda selle profiili selleks, siis seal on erinevad sisseehitatud tööriistad, näiteks elektri, nagu, kuidas öelda, eelarvestuseks nii-öelda spetsiifilised, korra selle, spetsiifilised tööriistad ja siis te näete, millest ma räägin, et kõiki neid ikoone ma saan ise muidugi muuta, aga lihtsalt osad on juba sisse ehitatud ja neid ma saan siis hakata ise ka redigeerima, eesti keelde kohaldama ja nii edasi nendega siis töötama. Nii, meil on aeg küsimusteks. Meil oli veel tegelikult enne, kui sul on küsimus olnud, siis sa võid selle siia chati vormi või siis Q&A vormi kirja panna. Meil oli lisaks veel ka, lubasin, et saate vastata mõnele küsimusele, siis meil on küsimus, kas sa kasutad mõnda Bluebeami pluginat? Näiteks siis MS Office, AutoCAD, Revit, Navisworks, SketchUp, SolidWorks. Kui sa võtad korra oma ekraani, siis sa võid sellele vastust anda. Ehk et selleks, et PDF-e välja printida, on võimalik kasutada ju erinevaid PDF printereid, aga Bluebeamil on enda päris hea nii-öelda siis variant selleks olemas ja selleks on loodud ka pluginad. No väga rõõm näha, et kasutatakse nii MS Office'i plugineid ehk siis Wordile või Excelile ja nii edasi, kui ka AutoCADile ja ka Revitile. Kes veel soovib vastata, siis hetke veel hoian seda lahti ja seejärel on veel üks küsimus. Et võitjaks praegu siis saigi Office ja teiseks kohaks siis AutoCAD ja siis kolmandale kohale jäi Revit. Ja on küsimus meil sellisest asjast, et millise teema kohta me võiksime teha veel ka siis põhjalikuma kas videoõpetuse või sellise järgmise webinari, et võib-olla mõelda juba selliselt spetsiifilisemalt. Et näiteks kas siis huvitaks teid PDF-failide haldus, ümberlinkide koostamine, lehekülgede lisamine, selline PDF dokumentatsiooni tegevused, toolchest'i kasutamisvõimalused, erinevate profiilide koostamine või siis märkuste loeteluga töötamine eelarvestuses, siis Bluebeam Studio ehk siis reaalajas koostöö, see, mis ma praegu juba põgusalt näitasin, aga samas, et mida seal nagu või kuidas seal veel põhjalikumalt saab teha. Siis PDF-vormide koostamisest,
või PDF-failide võrdlemisest, sellest me täna tegelikult ei jõudnudki rääkida, et PDF-failide omavahel võrdlemine ja, või siis kiirkäsude ekraani kohaldamine, et kui ma ütlesin ka, et üks uus kiirkäsklus on tulnud, eks ole, Space, Shift ja Space, mis võimaldab siis märkuste vahel liikumist ja neid selliseid kiirkäske on muidugi rohkemgi veel ja, ja osade kohta on tehtud ka meil ka kodulehel tegelikult blogipostitusi, et võib-olla kui on kiirem huvi, siis saab sealtkaudu ka märkida. okei, ma näen, et märkuste listiga töötamine on see, mis pakuks rohkem huvi ja kiirkäsud ning ekraani siis kohaldamine sellest vastavalt siis töötsüklile või nii võib öelda. väga tore, aitäh kõigile vastajatele. Võtame seda infot arvesse ja kui me järgmist asja planeerimas oleme, siis juba oskame spetsiifilisemalt nii-öelda ette valmistada vastavalt ka sellele, et mis on nagu kasutajate siis huvid ja küsimused võib-olla ka. nii et seda on väga hea teada. Meil mõned teemad on ka olemas blogipostituses, et ma panen kõigile meie blogi lingi chati. Et sealt saate ka siis, seal on kiirkäskude, isegi minust oli seal meil e-raamat olemas ja on erinevad õpetused, et soovin sinna vaadata teil. Kas me, Eva, läheme küsimuste peale? Meil vist paar tükki on siia tulnud. Aitäh sulle, muidugi väga huvitav ettekanne oli. Aga esimene küsimus, kas ma saan liituda stuudiosessiooniga ka ilma litsentsita? Ja selles mõttes on Bluebeamil väga head võimalused, et paljud tarkvarad seda ei võimalda, aga Bluebeamis on võimalik siis koostööd teha ka nende kasutajatega, kes ei kasuta ise Bluebeami. Ehk et on võimalik liituda nii Bluebeami sessiooniga kui ka siis Bluebeami projekti nii-öelda haldusega väljaspoolt. Küll aga on seal teatavad piirangud siis funktsioonide kasutamises, aga saab kasutada paljusid siis basic asju, et märkuste lisamist, pindalade pikkuste lisamist ja nii edasi, et selliseid asju on kõik võimalik kasutada. Küll aga see, kes siis koostab seda stuudioprojekti või siis sessiooni või algatab, et tema loomulikult peab olema see litsents, aga väliseid kasutajaid saab juurde tõmmata või kutsuda. Ja siis see ka, et see külaline peab omale tegema ikkagi Bluebeami konto, et mitte see, et sa lihtsalt saadad lingi ja ta saab selle asju teha, et natuke peab vaeva nägema. Ja. Nii. Teine küsimus oli selle kohta, et oota, kui otsin üles. Nii. Kas joonistele on võimalik lisada ka tabeleid kasutatud funktsioonidest seoses eelarvestamisega? Ja on olemas selline funktsioon, võtsin korraks tarkvara lahti, ma proovin hüpata selle asja siit eest ära, see natuke segab siin. Selline funktsioon, ma liigun tagasi korraks enda profiili. Et kui ma näiteks olen teinud väljavõtte, see on siin, väljavõtte nendest, mis iganes laudadest siin on ja toolidest, eks ole, ja sellel on mingisugune konkreetne siis ikoon, count tool, siis korra vaatan, kas ta on mul siin nähtaval. Siis siin nii-öelda kettamärgi juures, kui ma näiteks, võib-olla kui ma teen, siin on mul see olemas, see roheline. Ühesõnaga, kui ma kettamärgi juures teen, siis siin on mul võimalik võtta legend, create new legend. Ja vastavalt sellele, et mis info mul selles plaanis siis on lisatud, näiteks, et mul on praegu kasutatud siis seda põrandakatte keraamiline funktsioon ja mul olid siin sakis lisatud ka siis välisvalgusti funktsioon, aga seda mul siia praegu ei olnud pandud, siis mul tuli välja detailselt siis info ainult selle põrandakatte plaadi kohta. Ja nüüd ma saan siin siis sellega hakata edasi tegema nagu töötlust, et sellele panna juurde näiteks, ma ei tea, taustavärv või panna talle siis raamid sisse, on ju. Grid lines. Või siis mida iganes nagu tulpadega töötada, et mis tulpasi mul siia juurde vaja on. Et siia nii-öelda plaanile saab lisada siis
küll Okay. tabeleid ka. Nii, kas mahtude arvutamisel on lihtsalt võimalik kätte saada ka seinapindala ehk siis 3D-d või? Me saame ise trükkida siis eraldi tulba, mitte trükkida, vaid koostada, on ju. Sellepärast, et kui me räägime plaanidest, selles mõttes 2D plaanidest on ju, et mul ei ole praegu 3D joonisest, siis ma pean ise talle defineerima, mis on selle seina siis kõrgus. Kui ma teen väljavõtte nagu seintele, eks ole, mingisuguse pikkuse annan talle siia või ma annan talle siis selle mahu. Et see kõik on selles mõttes ikkagist vaja siis manuaalselt välja võtta. Küll aga siin võib olla näiteks mõnikord jällegi nende space'ide või kihtidega kavalasti võimalik tööd teha. Et mõnikord mingid need seinad siis on ka koostatud erinevateks space'ideks, et ta ei ole mitte tuba ei ole space, vaid siis seina alus nii-öelda see on ka mingi space, et selle järgi saaks võib-olla väljavõtte teha. Aga kui mitte, siis see on lihtsalt vaja siis see nii-öelda length pikkuse mõõt panna siia peale ja siis hakata koostama siin oma tulp, et anda talle siis, mis on selle columns on ju, manage columns. Sul on isegi, ma vaatan, see wall area olemas seal. Ja siis defineerida talle ise nagu, mis on selle konkreetse seina siis kõrgus, kas ta on 2,1, kas ta on mingisugune eri kõrgusega on ju. Ja kui sa oled selle enda nagu määratud kõrguse sisse andnud, siis ta saab selle arvutuse siia sulle teha ära, et mis on selle seina. Seda tüüpi seinte kogumaht. Et see kõik hakkab töötama siis selle nii-öelda valemite põhise infoga. Et siin ta selle tulba on loonud, aga siia ma pean talle mingisuguse sisendi andma, et erinevad pikkused nagu haiti ma ei saa nagu plaanile lihtsalt suvaliselt talle ise määrata, on ju. Ma vaatan, kas mul praegu on lahti. Et see tuleb ise nagu defineerida siis kõigepealt ja siis anda talle märk nagu nii-öelda see valem ette, et korruta see korda pindal on ju või pikkus, et siis ta saab selle kõrguse kätte. Et ma ei teagi, kui lihtne või keeruline see on, aga niimoodi nagu see valemite süsteem siin käib. Nii, üks küsimus veel. Mina tahtsin, äkki sa näitad ka seda osa, et meil on mõned kliendid, kes peavad nii-öelda skännitud PDF-idele lisama mingi oma asja, ma ei tea, näiteks õhksoojuspumba oma maaletoojad või näiteks, kes on ehitaja ja tal on ainult vaja mingi oma asi kuskil teha ja ta saab näiteks lihtsalt ühe mingi joonise ja tahab siin oma asja peale lisada, on ju. Et siis saab Toolchestis, sa saad teha siis oma selle ikooni või kasutada valmisolevat, nagu Eva näitas, seal on elektrile, eks ju, eraldi ja kõik asjad. Ja sa saad ka selle siis pärast teha niimoodi count'iks nii-öelda näiteks, et ta loebki kokku, kui palju sul on mingeid, ma ei tea, musti pistikuid seinas või mingeid selliseid asju, et sul näiteks ehitaja või ehitusel, et sul ei ole vaja seda mingi CAD-i faili või midagi, vaid sa panedki sinna valmis PDF-ile omal on ju siis oma mingi toote või millega sa tegeled või mis teenust sa pakud, paned selle sinna ära, sa saad siin juba teha mingeid eelarvestamisi ja asju ka. Jah, et me saame joonestada ise oma kujundi nagu kokku, on ju. Et mida iganes ma siia kokku olen joonestanud, on ju, siis sellest ma saan. Ma ei tea, näiteks mingi akna paigaldaja, sul on mingi oma aken, et siis sa saadki lihtsalt sellele PDF-ile pannagi oma need aknad siia külge ja siis juba sellega teha siis, ma ei tea, hinnapakkumisi või eelarvestamisi või mis iganes, et sul ei ole konkreetselt mingit CAD faili vaja või seda nii-öelda tarkvara. Jah. Väga hästi. Nii hetkel meil vist rohkem küsimusi tekkinud ei ole. Ma arvan, et me võime võtta siin otsad kokku ja kui siin tekib veel küsimusi, siis kindlasti saab ühendust võtta. Kui on litsentside või hinna osas küsimusi, siis Terje email on teile tuttav ja teada ja minu kontaktid on ka siin veel olemas. Nii et aitäh kõigile kuulajatele, aitäh kõigile osalejatele ja tänud küsimuste-vastuste eest. Tähendab, küsimustele vastamise eest ja saime head infot, millega saame siis edasi tegeleda. Nii et aitäh kõigile!
aitäh sulle, Eva, nägemist! nägemist!